Kuhu hommiku oleme avastanud Lõuna-Prantsusmaad, taludes pöörast ilma ja kõik sai täiesti märjaks. Aga lõpuks läks ilm selgeks, meil on täna veel üks koht, mida tahame vaadata ja ma usun, et see võib olla tõeline pärl. See peaks olema täielikult sisustatud. Siin on veel üks mahajäetud koht, aga see ei tundu olevat seda väärt. Täna peaks olema siin paremal, see ongi värav. Okei, me jõuame mingisse tagaaeda. See võis tol ajal olla osa lossist. Vaatame, kas siia on mõni auto jäänud. Vaatame neid lähemalt. Mõned autod. Jah, paar autot. Hiljem vaatame neid lähemalt. Aga kõigepealt tahan ma seda lossi näha. Lähme siit väravast sisse. Ja seal sa näed seda läbi puude. Näeb tõesti lahe välja. Aknad seal üleval on lahti. Muidugi, esimene asi, mida pead tegema, on kontrollida, kas uks on lahti. Lihtsalt täiesti lahti. Lähme sisse. Okei, ma mõtlen, et esimene tuba, kuhu me sisse astume, on päris halb. Mis? Sel nädalal leidsime lossi, mis kandis sõjast lõhestatud perekonna arme. Perekonna, kes saatis nii isa kui poja sõtta. Kuid kumbki neist ei tulnud tegelikult koju tagasi. See loss ehitati 19. sajandi keskpaigas ja oli kunagi uhke edusümbol. Selle tornid ja nikerdatud kiviraidet teosed rääkisid perekonnast, kes tõusis Prantsuse ühiskonnas kõrgemale. Kullatud peeglid, uhked kellad, mis peatusid aastakümneid tagasi ja range portree mehest, kes kunagi valitses neid saale vaikse autoriteediga. Isa võitles teises maailmasõjas. Aastaid hiljem saadeti tema poeg Henry Alžeeriasse, naastes koju konfliktist, millest vähesed aru said ja veel vähemad tagasi tulid. Muutumatu. Põrandatele laiali pillutud paberite hulgast leidsime tema kirjad. Alguses olid need täis lootust, hiljem aga rahutud, just kui ta oleks aimanud, et ees ootab midagi sünget. Pärast seda kaob selle perekonna jälg. Raha jäi alles, kuid midagi olulist oli kadunud. Loss suleti, uksed lukustati ja aeg liikus neist mööda. Tere tulemast tagasi kõik ProSoft.eg kanalile. Mina olen Leslie ja kaamera taga on Luke. Tere! Täna oleme Lõuna-Prantsusmaal ja meil on siin see imeline mõis, manoir või chateau, kuidas iganes soovite seda nimetada, siin Prantsusmaa maapiirkonnas. Ja me vaatasime just läbi kõik paberid maja sees ning leidsime mõned mahlakad detailid selle koha endiste omanike kohta. Aga kõigepealt näitame teile natuke seda osa, kust me sisse tulime, kui esimest korda siia kohta sisenesime. Ja see on täielik segadus. See on segadus. See pole midagi. Ei. Aga see on alati nii, ma olen nii üllatunud. Nagu lossides köögid on sageli nii kehvad. Ja ma arvan, et see ongi põhjus. Need kohad olid mõeldud ainult teenijatele. Aga see on natuke kummaline. Jah, see tundus väga väike. Jah, väga väike ja ka mitte kuidagi elegantne. Üks asi, mida me selles toas märkasime, on see, et kamina simsil seisavad 2 mumifitseeritud kassi. Ja me teame, et endine omanik Jack oli jahimees ja armastas topiseid, aga see on väga häiriv. See on väga veider. Jah, mulle meeldib siin ka see latern. See on selle koha väga lahe detail. Ja me näeme ka mõningaid toredaid vanu mänguasju, mis kuulusid siin elanud lapsele. Nii et neil oli üks laps nimega Henry, kuid väidetavalt oli neil ka palju lapselapsi. Ja on üks laps, kelle nime ma kirjades täpselt välja ei loe, nii et on võimalik, et neil oli tõenäoliselt 2 last. Aga ma ei ole selles faktis päris kindel. Kuule, jätame selle köögi nüüd selja taha. Siin on ka kelder, mida me tõesti tahaksime näidata. Jaa.
ole ettevaatlik, siin all on suur auk. Jah, õige. Ma arvan, et see on nagu septik või midagi sellist. Vaata seda tuba siin. Sa võiksid. Näha, et keegi jättis siia korraliku klaasitäie veini. See on nii palju. Tõenäoliselt on siin keldris 200, 400, 500, võib-olla isegi 1000 pudelit. Ja see jätkub ikka veel. Ja need kõik on tühjad. Nii et sa tead kindlasti, et viimasel inimesel, ilmselt Jackil, võib-olla Mariel, oli alkoholiprobleem. Või siis peeti siin lihtsalt palju pidusid. Kuramus, Iven, nad on siin järjestatud nende piirkonna järgi. Bordon, aga meil on ka nagu need aastakäigud seal üleval. Ma ei saa tegelikult lugeda, mis seal kirjas on. Parsak 19, 15, 3. Ja siis siinpool on veel rohkem. Õige. Ja siin on kirjas tühjad pudelid, aga kõik need on tühjad. Üks asi, mida olen õppinud oma onnult, kes armastab veini, on see, et mida sügavam on auk veinipudeli põhjas, seda parem on vein. Tõesti. Ma ei ole kindel, kas see on tõsi, aga olen märganud, et veinipudelid, mille põhjas on sügavam auk, sisaldavad üldiselt paremat veini. Need on üsna sügavad. Nii et neil oli häid veine. Vaatame, kas siin keldris on veel midagi. See ulatub lossisaali. Ja ma mõtlen, mis veel? Mõned veinipudelid. Olgu, lähme üles korrusele, sest siin on mõned ägedad asjad, mida peame sulle näitama. Jah. Lähme sinna. Ma olin nii üllatunud, kui ma esimest korda sellesse koju sisse astusin. Ma pööran nurga taha ja siis näen seda tohutut maali siin seinal. Jah. Nii et me tegime selle koha ja eriti selle maali kohta veidi rohkem uurimistööd. Ja me saame öelda, et see on valmistatud 19. sajandi keskel. See kujutab poliitikut või rikast inimest. Aga ka selle ümber olev raam on väga oluline, sest see on rokoko stiilis 19. sajandi keskpaigast ning see on samuti kullatud, kaunid karbid ja kõik muu selle ümber. See on väga-väga tähtis ese ja see näitab jõukust. Ja mulle tõesti meeldivad need riidepuud, peapuuad, kuidas sa ütleksid? Jah, ma ütleksin nagu kitsepuud. Hästi? Nagu topi. See on nagu loomadelt. Jah. Loomade jalad ja loomade sarved. Mehel oli kindlasti selle tegemisel palju lõbu. Jack oli kindlasti jahimees, kes elas siin. Ja perekond, kes siia elama asus, rajas selle koha 19. sajandi keskel. Muidugi veetsid nad siin pikemat aega, kuid tolle aja inimesed ehitasid need kohad just selleks, et oma jõukust näidata. See on väga-väga ilus kapp. Jah, kurb on näha seda sellises seisukorras. Seda ei ole enam kindlasti võimalik taastada. Termiidid on täielikult puidu sisse tunginud. Aga jah, see näeb kena välja. Väga ilus tool seal kõrval. Ja mulle meeldivad ka need uksed väga. Need on nii uskumatult siledad ja need on natuke maast kõrgemal ning neil on ka palju polstrit. Neid näed mõnikord nendes lossides, nagu neid jääksidki igavesti siledaks. Ma ei tea miks, aga mingil põhjusel me enam selliseid uksi ei tee. See on huvitav. Need on ägedad. See on nagu hobuse jõhv selle sees. Tõesti? Jah. Kogu voodipesu. Ja, seda on nii palju. Teinijad, kes siin töötasid, sai voodid ära teha. Hiljem läheme siit üles. Ma tahan siin kella välja tuua. See on nii kõrge. Seisa lihtsalt selle kõrval võrdluseks. See läheks. Ja, see on tõesti äge. See on alles esse. Seal pole enam relvi. Ja neil oli siin nurgas ka väike laud. Siin on mingid jahivarustused ja muud sellist. Kas see ei ole üks neist vanadest trompetitest, mida nad kasutasid? Ja, nagu kloun. Aga kas seda kasutati jahipidamise alustamiseks ja lõpetamiseks? Eks? Jah. Ma arvasin, et nad kasutasid trompetimängijaid või midagi sellist. Nagu, jah, täpselt. Jah, see näeb natuke välja nagu klounipasun, jah. Relv, kuulid. Ja ka vöö. Jah. Siis on meil lehma või millegi sarv. Lihuniku nuga. Vau. Jah,
huvitav, kas ta ise ka topiseid tegi või? On võimalus, et see võib nii olla. Jah. Okei, liigume edasi järgmisesse majaossa. Ja sa ei usu oma silmi. Maja elutuba on minu arvates samuti üks selle koha kõige huvitavamaid ruume. Vau, siin keskel on justkui midagi puudu. Kas ma eksin? Ei, mul on sama tunne. Tegelikult polegi siin söögituba, eks? Ei ole. See oleks võinud siin olla. Jah, see oleks loogiline. See peaks on loogiline, jah. Jah, aga samas seal on Ole lühtrit. või lampi, mis ripuks söögilaua kohal. Nii et... Kurb. Jah, see on imelik. Aga see oleks võinud olla ka mängutuba või lugemistuba või... Jah, siin on neil mõned mängud. Kas need võisid olla meie kallid Henry, Jack ja Marie-Louise? Ei, see ei ole kuupäev. Selles kohas on palju pilte, mida tahame sulle näidata. See mees on seotud selle pildiga. Ma arvan, et see on noorem versioon. Jah? Jah. Nii et jah, siin näeme lapse pulma. Okei. Ma räägin. Seal on kuupäev. Tegelikult ei ole seal kuupäeva. Lihtsalt valmistatud Pariisis. Ja siis on meil väga väike pilt, ma arvan, jälle noorest mehest, kes näib olevat samuti vormis. Raske öelda, aga pilte on veelgi. Jah, täpselt. Ja siis on meil siin väga kena paigutus. Jah, ja seal selles toas on mitte üks, vaid 2 hiiglaslikku peeglit. Hiiglaslipud, jah. Mulle tõesti meeldivad need. Oh, see on huvitav. Vaata. Oh, hi! See on 3 korda sama. Jah. Paistab, et 3 korda sama, aga see ei ole Henry. See näeb välja nagu tüdruk. See tõesti näeb välja nagu tüdruk, aga see on ka väga vana tüüpi fotograafia. Äkki see on hoopis Marie-Louise? Jah, see võis olla Marie-Louise tema nooremates aastates. Väga noores eas. Jah, siin seintel on ka pilte lossidest, aga see ei ole see loss. Ja siin on veel üks tõenäoliselt seotud lossid. Jah. Ja vaata seda seinakaunistust siin. See on Louis XVII stiilis seinakell, mis on valmistatud Pariisis. Aga mis mulle selle juures eriti huvitav tundub, on see, et kogu sellel olev pronks on aja jooksul kulunud ja korrodeerunud. Ja see on sinine. Ma pole kunagi sellist sinist näinud. Ma tean seda rohelist. Kuidas seda nimetati? Pätina või midagi sellist? Ja, patina, jah. Seda ma tean, aga sellist sinist pole ma kunagi näinud. Ma ei teadnudki, et loodus suudab midagi sellist teha. Ei! Mitte kunagi. Oma tuhandetes hoonetes, mida olen uurinud, pole ma varem sellist kella näinud. Jah, kell ise on tõesti ilus. Ja see sinine on ka omamoodi kena. Ilus. See on omal moel ilus, eks. Jah, see paistab silma. Ma ei tea, kui ohutu see on. Tõenäoliselt mitte. Tõenäoliselt ei tohiks sellele liiga lähedale minna liiga kauaks. Jaa. Siin on meil need küünlajalad ja need on Napoleon III stiilis, aga need on ka samamoodi korrodeerunud. Ja ka see kell siin keskel, lamav daam. Tõesti kena ise. Jah, kell ise, mehhanism on kadunud ja marmor on ikka alles. Vau, vaata, siin on ikka veel natuke paljast pronksi näha. Oh, jah. Yeah. See ongi nii imelik. Vau, isegi torn on täiesti korrodeerunud. Ja lööts on ikka veel suurepärases seisukorras. Jah, see on tõesti imelik. Aga ainult pronks teeb nii. Jah, ma arvan küll. Ma ei ole kindel. Ma pole seda kunagi varem näinud. Ma olen oma elu jooksul nii palju pronksesemeid näinud, aga jah, see on kindlasti pronks. Jah. Mulle tõesti meeldib see kell. Jah. Väga romantiline, ütleme nii. Jah, Napoleon Terna stiilis on mõeldud romantismi kujutamiseks. Ja Candelabrites, siin näete, kui kaunilt need on valmistatud. Ja muidugi on need ka elektrifitseeritud. See pidi siin väga kena sisustus olema. Näete, toole, jalatoed on seal all. See oleks mõnus. Võrratu linn ja siis tohutu peegel. Vau, mis meil siin on? Oh, keegi oli hõivatud joonistamisega. Jaa. See on mingi. Raske on öelda, kes või kas seal on nimi.
suitsetab sigarette, see näeb välja nagu kreeka keel või... Hei, kas ma näen siin Henrit? See võib olla. H-E-N-R-Y. See võib olla, mis on H ees? M. J. Igatahes see on tõesti nii. M on nende perekonnanimi. Moriin on nende perekonnanimi ja M. Henry, olgu, see oli Henry, tema hiilgam töö. Henry oli armastatud. Jah, vaata seda. See on tõesti kena. Ilusasti tehtud. Ja ilmselt ka see siin siis. Jah, ma arvan, et võib julgelt nii eeldada. Vau, ma tunnen, et... See on Jacquesilt. Tõesti? 1988. Või võib-olla isegi lapselapsed. See on vana. Kurra. See joonistus on tõesti ilus. Jah, vaata sinna. See on ilmselt ka Henry tema noorusaastatel. Vaata olid sigarette siin. Nii kenasti pakitud. Vau, mulle meeldib see siin. Ka tindipurkide ja kõige muuga. Ja kuidas nad siin kirjutada said. Väike töölaud. Marie-Louise. Tema müts on ikka veel siin. Mulle see väga meeldib. Ja kõik need maalid seal üleval on samuti väga huvitavad. Midagi looduse maastikulaadset. Nii et nagu me saame, jah, ma arvan ka. Sellest pole palju alles. Nagu me siin näeme, on Henry kindlasti toonud oma noorusaastad siia paika. Ta elas siin, kuid mingil hetkel, 19. aastal, umbes 1950 aastal algas Alžeeria sõda, milles Prantsusmaa muidugi osales, sest nad koloniseerisid Alžeeriat ja saatsid sinna vägesid. Ja Henry oli selles sõjas võidelnud. Hiljem tema toas näeme 10 kirju, mille ta oli oma vanematele kirjutanud. Ja ta sai sellest sõjast raskeid traumasid, nagu loeme nendest kirjadest. Aga see tuleb hiljem ilmsiks. Siin näeme natuke tema lapsepõlvekujutist, mis on väga ilus. Alžeeria sõda oli üks Prantsusmaa kõige tumedamaid ja lõhestavamaid konflikte. See algas 1954 aastal, kui Alžeeria rahvuslased tõusid üles Prantsuse võimu vastu, nõudes iseseisvust pärast enam kui 100 pikkust koloniseerimist. Järgnes julm 8 aastat kestnud võitlus, varitsused, piinamised ja tsiviilisikute massimõrvad mõlemal poolel. Üle 2 miljoni Prantsuse sõduri saadeti Põhja-Aafrikasse, enamik neist noored ajateenijad, nagu Henry. Paljude jaoks oli see sõda, mida nad ise ei valinud ja millest neil oli pärast koju naasmist keelatud rääkida. Isegi tänapäeval on see Prantsusmaal valus teema. Sõda, mis jättis sügavad armid mitte ainult rahvale, vaid ka lugematutele peredele, kes ei paranenudki täielikult. Siin on meil veel üks seinalaud, millel on veel mõned pildid. Vaatame, kas me leiame selle üles. Siin on natuke kõik kõikuv ja kõik kipub veidi kukkuma. Peab olema natuke ettevaatlik. Lihtsalt mõned perepildid. Ma arvan, et need on natuke liiga väikesed, et midagi välja teha. Võib-olla mõned postkaardid. Vormide järgi. See tundub olevat esimesest maailmasõjast. Jah, ma tean, et Chuck, selle pere isa, võitles ka teises maailmasõjas. Nii et seda maja on aastate jooksul sõda räsinud. No. Kas sa nägid neid seinaskulptuure? Jah, ja see on ka täiesti sinine. Tegelikult tahaksin ma ühte neist endale. Need tunduvad kuidagi natuke kohevad. Nii armas. Ja siis ka see hirv seinal, kes on paremaid päevi näinud. Ja Hitrufi. Ma mõtlen, siin all on kuupäev kirjas. 1929. Kurat, see on siin rippunud 100 aastat. Final Loom. Wow. Siia veel paar tooli ja muidugi, mis loss see oleks ilma korraliku klaverita. Seal peal on kirjas Pleyel. Mängib ikka veel hästi. Kas sa arvad nii? Ei, see on väga halvasti häälestatud, aga ma mõtlen, et mulle juba avaldab muljet, et see pärast nii pikka aega üldse veel mängib. Jah, see on tõsi. Jah, vanasti tehti tõesti väga häid klavereid. Jah, seal üleval on mõned nipsasjakesed ja muud asjad. Ilus maal. Armastan, Northern Dime Princessi, moi. See on vana raamat.
Vau, siin näed, kuidas juured tungivad igale poole. Lossi seina, ausalt öeldes arvan, et seda ei saa enam päästa. jah, kahjuks. Arvestades piirkonda ja selle seisukorda, näiteks kuidas krohv langeb isegi seinalampidele. Kahjuks tuleb see täiesti üleni lahti võtta, et sellest midagi teha. Aga jah, sellepärast me siin olemegi, et see igaveseks internetti panna ja sellepärast pead sa seda vaatama, laikima ja kanalit tellima. Sest see on oluline ajalugu, mida me täna siin dokumenteerime. Vaata ka seda protsessi. DK merge, jah. No värske välja. Näed merge'is värske välja. Kaup aitab meil ka nendesse kohtadesse reisida ja neid videoid teile tuua, sest üle maailma reisimine ja nende kohtade filmimine ei ole odav. Hei, meil on veel üks tore tuba. Ja jälle, mul puudub laud. Mul on siin midagi puudu. Jaa, ma arvan, et see oleks söögituba. Jah, sest sul on seal üleval laerosett koos lühtriga ja siis oleks siin all suur laud. Jaa, just nii ma tunnengi. See oleks ka minu arvates õige paigutus. Aga enam see nii ei ole. Umbes 1980 aastal ei ole Jacques ja Marie enam siin. Nad on läinud. Nende kirjad lakkavad. Ma ei leia nende kohta internetist midagi, võib-olla nad kolisid kuhugi, aga mis nendega juhtus? Kinesipa. Me ei tea. Aga me teame Henry kohta, sest kahjuks võttis Henry endalt elutrauma, alkoholismi ja PTSD tõttu. See on see, mida ma kirjadest lugesin, ma ei ole täiesti kindel, aga nad mainivad teda kui kauget lahkunud inimest ja ütlevad ka, et ta tegi endaga midagi. Tema kirjad sõjaajast. Jah, Alžeeria sõja ajal. Nii et jah, see on suur küsimärk, mis selle lossiga juhtus selle väikese uurimistöö põhjal, mida me tegime. Kes need on? Jah, ma nägin seda ka. See on ilmselt Marie-Louise, kes see mees on. See võib olla Jacques. See võib tõesti olla Jacques. Vaate värvikomplekti. Õige. Nii et Henry lamab ikka veel siin. Kurat. See on tore. Ja siin näete ka, kuidas juured võtavad siin seinu üle, klammerduvad kõige külge. Vau. Võib-olla peaksin ka taldrikuid natuke vaatama. Limonge, see pole siit väga kaugel. See on lahe. Võrratu. Jah, see jahisein. Jah, jahisein koos suure peegli, kamina ja selle kõrval olevate toolidega. Kõik näeb siin selles keskkonnas hämmastav välja. Tõesti meeldib see. Ja siis ka jook siin laua kõrval, et kamina ääres sooja saada. Jah, cranberry, see on tüüpiline prantsuse jook. Ja see võtab seest soojaks, jah? Jah, see võtab kindlasti seest soojaks. Vaata neid. Nendel pole alusplaate. See ei näe isegi välja nagu hirv. On me? Ei, see on ka hirv. Mis veel? Ma saan aru, mida sa mõtled siiski. See näeb imelik välja, aga võib-olla on topis lihtsalt väga vana. Jah, see võis olla, jah. See siin vaatab küljele. Aga sa ütlesid enne, et ta võis selle topise ise teha, see võis tõsi olla. Jah. Ma mõtlen, siin on neid nii palju. Jah. Ja siis on meil suur kamin, mille peal on kõik asjad. See pronks ei ole korrodeerunud. Ei. Näete, siin on natuke korrosiooni. Kas keegi puhastas selle ära? Imelik. Ma tõesti ei tea, aga mulle väga meeldib see teos. Jah. Milleks seda kasutati? Kas seal oli ka kunagi kell või midagi sellist? Siin keskel on kellamehhanism. Jah, see on väga tavaline asi, seda näeb tihti. Tõesti ilus. Ja seal üleval on imeline peegel, kullatud raam ja need kammkarvimatiivid seal. Selles majas on tõelist ilu ja siis veel imeline Itaalia kamin. Raudtööd on siin endiselt alles, kõrval on lööts. See oli tõesti kena ise. Tõru, orav. Orav? Orav, kes hoiab tõru. Õige. Vabandust. Hollandi keeles nimetame mingil põhjusel oravat tõruks. Jah. Meil on imelik keel. Ja see on... Jaa, pistrik.
seda on raske öelda. ma ei ole siiski kindel. Vau, nii palju loomi. Ja suur kapp, mis on täis alkoholi ja kõike muud. See on Greek, mis see on? Vau. Oh, wow. ma just võtsin selle üles, see ongi loss. See on nii lahe. kõik tüdrukud mängivad õues ja sellega on kaasas ka artikkel. See ongi kõik. see on lihtsalt grupp noori tüdrukuid, nagu tütarskaudid, midagi sellist. Nad veedavad siin lossis 10 päeva. See on lahe. See on nii armas. See pilt on minge. jah, mulle meeldib see pilt. Tundub natuke külm, aga... ma saan aru, mida sa ütled. jah. suur kapp, mis oli varem taldrikuid täis. Okei. Ja siis jõuame siia laua juurde, mis kannab endas palju huvitavat ajalugu. Jaa. Siin on kõik pildid. Näiteks see siin, vaata seda. See on lossi sees. Ja siin näeme tõenäoliselt Jacki koos oma poja Henriga tol ajal. Ja siin on kirjas, et ta kannab Napoleoni ajastu teise impeeriumi kostüümi. Vau, see on õige. Seal nad istusid ja siin oli kunagi laud, vaata, me ei eksi. Ja siis on veel nii palju pilte perest, nende abiellumisest, laste saamisest, kirikus olemisest. See on jälle veoauto. See on minu Luise noorena. Nii palju pilte levab siin. Kuidas perekond aastate jooksul kasvas? Mulle tõesti väga meeldib see. Wow. Vaata seda ilmselt aias. Kas on veel midagi, mida tahame sellel laual näidata? Vaata. See raamat seal, ma pole sellest kunagi kuulnud. Kus sa kogud postkaarte? Käpostal? See on postkaardiraamat. Postkaardiraamat. Aga postkaardiraamatus on ka loss sees. See on loss. See on ilmselt üks esimestest, mille nad kogusid. Mulle tõesti meeldivad need postkaardid. Jah, need on tõesti ilusad, aga ma pole kunagi kuulnud, et keegi postkaarte koguks. Postmarkide kogumisest tean muidugi küll. Jaa. Aga ma arvan, et postkaartide kogumine on sama ilus. Jah, need on tõesti ilusad. Vau, kas see on luuris? See on luuris? Jah, see on ka luuris. Külastasin koos emaga. See on üsna solvav. Jah, see tundub solvav, jah. Vau. See on nii lahe leid. Jah, toredad toad. Lähme edasi. Lähme. Oleme jälle koridoris ja siit saame minna üles. Aga kõigepealt vaatame siia, sest tundub, et keegi on siin kindlasti tööd teinud kirjutuslaua juures. Jah, pisike kirjutuslaud. Kas sa tead, mis see on? Kufre vahvlid. Tuhat kihti, see on nagu prantsuse saiake. Jah, siin on nagu kõike. See on lihtsalt kokaraamat. Nii et lahe. Kõik retseptid ja kõik muu on seal sees, mõned pildid, tähtsad inimesed. Jaa, ma mõtlesin, et kes need on. Ma mõtlen, see maja on ehitatud Napoleoni ajal. Nii et jah, nad olid kindlasti seotud või imetlesid selliseid inimesi tol ajal ja neil olid nende portreed majas. Imeline kapp. Massiivne kapp. See on peaaegu sama kõrge kui seinakell. Vau. Jaa. Täis rämpsu. Jaa, vau, see on... Piinlik. Jah, ma võtsin selle, aga... Ma ei teadnud üldse, mis see oli. See on entsüklopeedia. Seda nägime ka meie. Veel rohkem neid. Ja hibidamisi algu. Lahe. Jah. Kas siin oli veel üks tuba? Jah, vaata. Jah. See oli see mõnus tuba. Jah, nagu väike puhketuba. Vaata seda. Jaa. Šeslong siin. Paar mütsi seal peal. Õmblusmasin. Jah.
oh, mõned pildid. oh, siin on ka mõned pildid. oh, puhkus. see pole kindlasti Prantsusmaa. oh. vaata neid. Oh. Nad on nii armsad. jah, see viitas kindlasti sellele, et siin oli rohkem ka ainult Henry, siin oli kindlasti rohkem lapsi. Kaiser, jah, Kaiser. ma ei kohta Kaisereid just tihti. See on selle mänguasja karp, mille me varem leidsime. On või? Tundub küll nii, jah? jah, on küll. oh jah. see on siiski nii lahe mänguasi. ja ma soovin, et lapsed mängiksid siiani selliste mänguasjadega. mul olid need mänguasjad lapsena, sest mu isa omas neid ja siis sain mina nendega mängida. oh, tõesti? jaa. see on nagu juhend, kuidas seda kokku panna. jah, tavaliselt saad ühe karbiga teha mitu asja. oh jah, vaata seda. oh, ma ostan ühe neist oma lapsele. see on armas. ja siin on meil sekretäri laud kõigi erinevate sahtlitega ja mõned kirjad, mis on aastate jooksul saadetud. enamik neist on raamatupidamisdokumendideks. jah, see on põhimõtteliselt kõik raamatupidamisdokumendid. jah, mulle meeldivad need kirjutuslauad. siin on kõik väga hästi dokumenteeritud. jaa. kõik seal all, ka raamatupidamine või asjad lossi kohta. ja siin on ilus suur peegel. Õige. siin on kõik suur. jah. ma mõtlen, mul olid ka need väga kõrged laed. jah, aga see on tõesti tore, kui sul on need väga kõrged laed, siis saab sinna panna ka väga kõrgeid asju, eks. jah, on küll. okei, lähme üles. jaa. üks asi, mis mulle nendes kohtades väga kummaline tundub, on see, et nad katavad aknad poolenisti kinni, nagu see siin ja ka see seal üleval. ja me just arutasime, kas see oli algupärane osa või midagi, mida nad võisid hiljem renoveerimise käigus teha. jah, me spekuleerisime, et võib-olla saadakse ühe aknaga valgust nii sellele korrusele kui ka ülemisele korrusele. see on lihtsalt kummaline, see ei tundu autentne või midagi sellist. ei, ma olen seda varem näinud. see ei ole esimene kord, kui ma seda näen. ei, aga siit vaadates tundub see lihtsalt nii imelik. jah, okei, seal, see on jälle jah. see võiks olla originaal, jah, okei. väike laud siin koridoris. jah. Kas sa kontrollisid relvakaste? ma mõtlen, et vastus on ei. oh, seal on veel mänguasju, oh jah. Vau, see on huvitav. okei, kas ma võin sind hoiatada? ülemine korrus on päris segamini. see on suur segadus. aga siin üleval on mõned huvitavad toad, mida me tahame kindlasti näidata ja mis on seda vaeva väärt, et sellest segadusest läbi minna. kas sinu peal kõik korras? minu peal kõik korras, jah. Sain hakkama. olgu. ma arvan, et see on üks kahest toast siin üleval, mis on endiselt üsna kena. Woody on paremaid päevi näinud. jah, selle voodiga on kõik. see õlgkübar. Võimsad vedrud. jah, vaat see on juuksed. oi ei, see on tegelikult lihtsalt õled. jah, need võimsad vedrud, eks. jah. see ei saa küll mugav olla. see tundub olevat, selle peal tundub küll väga halb magada. ja siinpool saad sa läbi katuse. sõna otseses mõttes näed siit pööningut. jah, okei, see koht on veelgi lootusetum, kui me alguses arvasime. ja mulle meeldib see hobune. jah. see on armas. Kiihobune. Henril oli seal ilmselt väga lõbus. ilus voodi. Kiltkivist voodi, nagu näha, väga lühike. üldiselt olid need umbes 1,80 meetrit, 1,90 meetrit pikad. väga vastupidav. samuti. see on siiski tõesti kena raam. see on veidi lihtne, aga ma ei tea. mulle see meeldib, ma arvan, et see on väga vastupidav. jah. võiksid seda nii nimetada. siin üleval on ka paar pilti. jah, ei tea, mis need olid. ei, see foto näeb tõesti terav välja. jah, tõesti. ma mõtlen, et pildi kvaliteet oli tol ajal üsna hea. muidugi, kuna kõik oli analoog. jah, kui sul oli raha. kui sul oli raha. ja siis jah, seal kamin koos ilusa kella ja kõige muu. ma ei tea, kes selles toas magas. see võis siiski olla vanemate tuba. jaa. Neil oli tavaline, et nad magasid eraldi.
nii et jah, see võis olla nii. Vaatame siia kappidesse. Jah, see nägi välja nagu Oh jaa. täis riideid. See näeb välja nagu Maria Luisi riided. Jah, see näeb ikka päris hea välja. Jah, ta elas siin veel umbes 30–40 aastat tagasi, nii et jah, see hoiab kõik kuivana ja korras. Jah, okei, liigume järgmisse tuppa. Sest ma olen selle maja tubade üle mõelnud, aga see siin, ma usun, on Henry Tuba. Oh jaa. Võime selles üsna kindlad olla, eks? Jah, kindlasti. sul on siin all laevad, mudelaevad. Nad ilmselt tõesti armastavad ehitada. Seal laua peal on veel üks. Kas see on ka nagu ehituskomplekt, mida saad tellida ja siis kokku panna? Jah, ma arvan küll. Tundub küll nii. Võib-olla saavad nad selle ise käsitsi värvida, kõik kokku liimida. Jah. See siin. Pole veel valmis, aga siin peaks olema katus. Ja muud asjad. Me hägustame selle brošüüri siin ära. Jaa. Aga ma lugesin siit ka, et neil oli 1987 aastal endiselt tohutult palju raha oma pangakontodel. Siin elasid üsna rikkad inimesed, nii et see polnud kindlasti nende jaoks probleem. Raha. Mulle meeldib see voodi. Jälle siin kiltkivist voodi nende kollaste katetega. Ja Henry lugu on lahti rullunud kõigi nende paberite kaudu, mille ma leidsin. Need on kõik paberid, mille Henry saatis oma vanematele. Siin on kirjas Cher Baron 1958. Ja ta lihtsalt räägib oma elust Alžeerias ja sõjast. Ja selle on siin alla kirjutanud ka Henry Tarno. Ja ta räägib lihtsalt laagrites igapäevasest elust. Ja ta püüab seda veidi ilustada, natuke paremaks teha, kui see tegelikult oli. See on üks viis. See on liigutav lugu. Ja mõnes neist kirjadest, mida ma lugesin, kirjutas ta ka, et tema kaaslaste seas oli palju ohvreid ja kõike seda. Nii et see on väga kurb lugu, mis lahti rullus, eriti vanemate jaoks, ka nende kirjade saamine. See pidi olema üsna raske. Iga kiri, mida siin põrandal näed, on kõik tema Alžeerias oldud ajast. Ma avasin neist palju, aga loomulikult ei olnud mul aega neid kõiki avada. Võis näha, et ta oli tol ajal oma elus üsna igavlev, aga samas ka üsna stressis. Kõik kellad on kadunud. Jah, need sisemised kella mehhanismi osad on üsna kallid. Jah. Nii et inimesed varastavad neid. Mulle meeldib, kuidas küünlad aja jooksul kuumuse mõjul kaarduvad. Jah, see on alati nii kummaline vaatepilt. Jah, sa näed seda filmides, aga see on päriselt olemas. Ja see kirjade pakk on ka üsna huvitav. Ja siin ma sain nende kirjade kaudu teada, et need pärinevad esimese ja teise maailmasõja eelsest ajast. See on aastast 1939. Ja nad räägivad ajast, kui Jack oli sõjas. Ja see võis olla üks neist mütsidest, mida sõjaväes kantakse. Sa arvad nii? Ei, see ei ole nii. See on lihtsalt moekam. See näeb välja natuke nagu jahimüts. See näeb nii imelik välja. Ja, okei, lähme edasi. Jah. Jah, ma mõtlen, üleval korrusel kukub kõik kokku. Seal pole enam midagi alles. Ei. Aga me lubasime sulle, et vaatame autosid ja näitame sulle arhitektuuri väljaspoolt. Lähme teeme seda kohe praegu. Väljas puhub tugev tuul. Jaa. Kui ilus koht. Jaa. Miks täna nii tuuline on? Ma mõtlen, et terve hommiku sadas vihma, nii et me peaksime rõõmustama, et nüüd on ainult tuul. Kui me saabusime, paistis päike. Oli. Tuult polnud. Kui sa vaatad seda sellest küljest, siis see näeb rohkem välja nagu talu kui loss või mõis. See on kindlasti ka palju kordi renoveeritud. Jah, see on umbes 19. sajandi keskpaigas ehitatud lossi stiilis, mõise stiilis hoone. Kindlasti ei ole see kuidagi kindlustatud ja sa näed, et see on neogooti, neorenessansi stiilis. Kõrged tornid, kõrged aknad, järsud katused. Mulle tõesti väga meeldib see. Kuidas seda ajastut jälle nimetati, kus inimesed üles tõusid ja said uueks inimrühmaks? See oli kodanlus.
kodanlus, jah, see on see, mida need inimesed kannavad. jah, kindlasti. seda on kõiges näha. Jah. see on nii kohmakas. Kui sa vaatad seda siit, siis see näeb nii massiivne, nii kohmakas välja, tõepoolest. Nagu sa ütled, jah. Olgu, vaatame autosid. jaa, lähme. Lähme. Vau, see vajab natuke VD40. jaa. Jah, ole ettevaatlik. Ettevaatlikult. Meil on kõik korras. Jah, nii et need on ka hooned. Need on ka nagu, ma arvan, et need olid kunagi teenijate majad või kõrvalhooned. Jah. See on väike siseõu. Jah, vau, vaata seda. Fana Citran. Jah, siin on natuke kassitoitu. jah, see tõesti näeb välja nagu kassitoit. jah, ma nägin siin varem üht kassi, nii et 2002. kindlustus on pärit aastast 2002. Jah, see võis kindlasti pärineda eelmistelt elanikelt. või vanadelt. kuidas sa nimetad selliseid autosid? See on Gate Kits. Tõesti? 2 hobust. Jaa. Neid pole. Meie kutsume seda pardiks. Teie kutsute seda pardiks? Jah. Jah. Ma arvan, et prantslased kutsuvad seda kitseks. Jah. Citroeni 2 hobujõuline auto ka. Nad näevad välja nagu põrnikad. Volkswagenilt, jah, mulle meeldivad need ka väga. jah, nad on tõesti armsad. Nad on siin juba päris kaua seisnud. jaa. Vaatame, kas see ikka veel avaneb. ja see punane tundub ikka veel päästetav. tead? Ma ei prooviks seda, need on väärtusetud. ei, okei, muidugi. Jah, aga sina suudaksid seda kindlasti teha. Jah, mulle tõesti meeldib see koht. Vaata. Ja oli tore seda dokumenteerida ja anda sellele igaveseks koht internetis. Ja aitäh, et minuga kaasa tulid. Aitäh kõigile vaatamast ja näeme teid järgmisel nädalal uue põneva osaga. Nägemist!